Nüüdseks aasta ametis olnud USA president Donald Trump on möödunud 12 kuu jooksul fookuse Ukrainas vältavalt sõjalt suuresti enda peale kahmanud. Kord pendeldab ta mõtte ühes suunas, siis justkui jälle teises suunas. Kuid 12 kuuga on siiski mõned asjad üsna selgeks saanud. See, kas nüüd mingisugune relvarahu korraks saavutatakse, rahulepingust ju ei räägita, eks ole, ikkagi räägitakse relvarahu saavutamisest. Et pikas plaanis ei mõjuta ilmselt Venemaa plaane, ei mõjuta USA plaane. Minu silmis ta ei austa Zelenskit, minu silmis ta ei austa Ukraina rahvast. Ma näen, et ta austab autoritaarsust. Talle väga meeldib Putin, talle meeldivad mõned teised autoritaarsed juhid maailmas, ju siis ta kompenseerib midagi, mingit puudujääki enda sees sellega. Mida mõtleb ukrainlane praegu 4 aastat kestnud täiemahulise sõja vältel? Kas lootus võidust elab veel? Nii nagu ma näen, ütleme, enda annetuste pealt, näen juba ka ja muu ühelt maailma pealt, kuidas tegelikult see toetus ja kõik see nagu rauge perest on. Et mida sa seal nagu siis võitled, kui sa tunned kogu aeg, et sa oled nagu üksi jäetud? Põhjuseks Euroopa üksmeeletus, mis väljendub kõige enim ehk selles, et Ukraina toetamise vajalikkusest ja Venemaa survestamisest saadakse küll aru, kuid seda proovitakse teha nii, et ise mugavustsoonist lahkuma ei peaks. Näiteks otsustati eelmisel kuul Brüsselis Venemaa külmutatud varade Ukrainale andmise asemel hoopis järjekordne ühislaen võtta. Right now, Putin thinks that he can still outweigh Western support. So we need to send him a kind of signal that he didn't receive, that Ukraine is supported till 2030, 2031, at least in terms of money, instead of annual payments. Ja kuna Ukraina on sunnitud iga aastaga järjest enam oma lääne partneritele toetuma ja seda nii sõjalise kui ka humanitaarabi vallas, siis uurime ka maailmas suurimalt humanitaarvõrgustik Punaselt Ristilt, miks nad nii hambutud kui mitte öelda kahepalgelised on. At the beginning of the full-scale war, the Red Cross got really lots of bad criticism because you decided not to go straight to the war zone. Why? You're right to say that when there is a massive escalation or a big change in the dynamics of an armed conflict, that affects, millions of lives, and it also affects the humanitarians who are trying to help people, right? Dokumentaalfilm 4 aastat sõda hea rahuleppe otsinguil tegi juttu nii kodumaiste kui ka Ukraina ekspertide ja kohaliku elanikkonnaga Ukrainas koha peal ja seda päevil, mil leidis aset enneolematu õhurünnak, mis lõi rivist välja kogu energiataristu, mida tänase päevani pole suudetud taastada. All hotel team members immediately to proceed to the underground staff shelter. Ma arvan, et võib-olla see mastaapsus on tulnud kas nüüd suure üllatusena, aga kindlasti nagu ei saanud nad, kuigi nad ju palusid juba eelmine aasta abi energiataristu kaitseks, õhutõrjet, varuosi, aga nad ei saanud piisavalt seda. Meie täna oleme väga pikaldased, mõtleme kõik läbi, analüüsime, kirjutame doktriinideks ja strateegiateks. Ukrainal on häda käega katsuda ja ta peab selle kohe ära lahendama. Ja läbi selle lahenduste leidmise toimuvad ka arengud kogu aeg. Ehk see põhjus või see stiimul ongi muidugi see väljakutse ja see häda ja see raskus, millega nad silmitsi seisavad. Aga siin tuleb ka muidugi öelda, et ega kihvast olukorrast üksinda ei piisa, et vastu on ka tulnud nende nutikus, nende leidlikkus, mis on võimaldanud kõiki neid ühelt poolt olemasolevaid tehnoloogiaid rakendada väga tublisti, aga tegelikult ka luua uusi. See on selline natukese sundolukord, kus ukrainlased peavad tegema kiired lahendusi. Mitte, et nad oleksid kuidagimoodi venelastest väiksemad, meist targemad, lihtsalt nad on praegu probleemi ja asjad tuleb lahendada kohe. Meil on enamasti omad probleemid, kõike tehakse Ukraina moodi, see tähendab seda, et nad omavahel kaklevad jubedalt. Kuna enamasti ja mehed on siin vaiksed, see on nagu see huvitav, et ükskõik kus sa lähed, et praegusel ajal ikkagi ükskõik mis ametiposti mees on ta kõvasti ääd ja tee, sellepärast siis öeldakse kohe, et mis sa siin seletad, kui sa nii kõva mees oled mine rindele.